Tervist! Täna kuulame ühte helisalvestit ja vaatame sealt taga üldse hinnangutest, et kuidas me siis erinevatest aspektidest räägime ja kuidas me siis anname nende suhtes hinnangut, et inimene muud ei teegi, kui räägib mingist aspektist ja siis kuidas ta on temaga suhtes sealt tunne. Et keele taga või mõtete või jutu taga on alati suund ja see tunne, millest räägitakse või mille suhtes siis, see annab selle suuna, et kas ma olen siis ohvrimeelne, kas ma räägin lahendustest, kas ma räägin nii või naa ja kuidas ma siis sellesse tundesse suhtlen. Et see, kuidas ma siis nendesse tunnetesse suhtun, see määrab ka ära minu taju või minu hirmud või kõik minu asjad, kõik minu psühholoogilise pildi. Siis vaatame veel alateaduse mudelit, et alateaduse mudel näitab meil ära, mis on meie vari, mis on meie valgus, kus me praegu teel olema ja kuhu me nüüd oma tsüklis edasi liigume. Ja siis loomulikult lõpuks vaatame ka lahendust, et mis see lahendus sellele asjale võiks olla või kuidas võiks liikuda siin. Aga asja kallal vaatame siis seda esimest tunnetussuhtluse tabelit. Nüüd räägiks sellisest asjast nagu tunnete suhtelisuse tabel. Mis see tabel siis on? See tabel näitab seda, miks üks inimene reageerib näiteks ja teine inimene ei reageeri. Et kui me paar inimest üksteise kõrval kokku paneme, siis me võime näha, et mingi asja peal üks inimene reageerib, mis ta ei reageeri. Et tunded on suhtelised, kuidas me nendega erinevate tunnetega suhtes oleme, kuidas me siis nagu nii-öelda tunnistame endast, tunnistame teistest, ei tunnista endas, ei tunnista teistest või kuidas me siis nendesse tunnetesse ja printsiipidesse suhtume. Et siin on 4 printsiipi, üks on väärtuste laitmine, et palju mina laidan endas, ütleme siis väärtused on siis mingisugune tegevus või mingi tegevuse tagajärg või ütleme siis mingi lahenduse tagajärg, et kui keegi ehitab näiteks ja ma laidan seda, siis ma lähen siia poole, tähendab, et mul ego kasvab. Ja siin on vastupidi väärtuste tunnustamine iseendas, tunnustan, et ma sain sellega hakkama või siis keegi teine. Ja siin on siis aktsepteerin haavatavust endas, aktsepteerin haavatavust teistes, saan kokku loovusega ja ei aktsepteeri haavatavust endas ega teistes, ei tunnista seda. Lühidalt võtame siis selle kokku nii, et pikaks ei taha minna siin. Siis räägiks natukene, siis tahaks võtta ühe video nüüd või ühe helisalvesti, millega mul inimesel kokku lõpetud, ma võin seda kasutada. Ja tahaks seda helisalvestit kuulda, natukene seda liikumist siin seletada, kuidas me kogu aeg hinnangud anname, et räägime ühest aspektist ja anname siis, kuidas me sellest suhtleme. Rohkem midagi ei olegi. Et tunne annab suuna, mis suunas me räägime, kas me oleme ohvrimeelsed, kas me oleme orienteeritud lahendustele, kas meie siis on vastuseis. Et ja kõne või siis keel on lihtsalt selle tunde kandja nii-öelda. Alati on tunne all. Räägime ühest tundest ja kuidas me sellesse suhtume. Aga võtame ühe video ja natukene prooviks kergelt seda liigutamist teha. Vaata, siin on 2 tükki on olemas siin peal. Ja vaatame korra seda liigutust huvitavalt, et kuidas see liikumine võiks enam välja näha. Kuidas me oleme hästi egopõhised. Näiteks, et... Seda ma olen juba seda helisalvestust olen kuulnud enne mõni, et see kontekst juba, millest ta räägib, on ju, et ego on halb. Tegelikult ego on siis üks, kui ma ego püüan lahti seletada, ego on üks tunne, kui ma selle üldise nime annaks neutraalselt, ütleme võimalikult väikse energiakuluga võimalikult efektiivne tulemus. Et siis ego paneb siis nagu seda tegema või see tunne paneb meid seda tegema. Ja kui me sellele tundele survetame, mida rohkem survestame, seda rohkem meie ise püüame, siis seda rohkem tekib meie sees see taju, kus me hakkame nägema, et kuidas luua siis väiksema energiakulu eest paremat tulemust, kuidas efektiivselt midagi luua. Et mida rohkem siia kaldume näiteks, seda tugevam. Seda me võime kutsuda ka psühholoogiliseks inflatsiooniks. Et pingestan ja siis läbi selle tunnistamise näiteks, kui ma näiteks tunnistan seda, et tunnustan endas näiteks seda töö tulemust või siis teen seda tulemust, siis ta jookseb siia alla jälle. Või kui ma väärtusi tunnustan endas näiteks, et kui hästi ma hakkama sain või läbi teiste isegi,
kui mina tunnistan kellelgi teisel seda, siis samamoodi tuleb see, tekib deflatsiooniline olukord. Aga okei, paneme selle ühe punni siia, proovi keskendume sellele, et vaatame, mis veel tuleb siis. Eestlased räägivad oma iibest ja et peaks saama palju lapsi, on jah. Aga maakera on räigelt üle siin on ka kontekstist näha, eestlased räägivad iibest, et saada palju lapsi, et ta negatiivselt mõtleb selle suhtes, et selle tegevuse suhtes nii-öelda, siis see läheb sellelt teljelt. Vastatud. Ja looduses on niimoodi, et näiteks kui hundikari on, siis karja arv kasvab siis, kui neil on rohkem süüa. Karja arv kasvab siis, kui näeb seda positiivselt, et kui süüa on, siis see on hea. Ja siis, kuna nad söövad rohkem, siis nende söögiarv väheneb ja siis ka hundikarja arv väheneb. Jah, näeb seda samamoodi. Ühesõnaga, siin ma võiks isegi öelda, et ta liigub teiselt sellele rindel, et kannatusi, ta tunnistab kannatusi. Läheb siia, teiselt teljelt. Et jah, vaatame edasi. On selline tasakaal. Aga siis selle põllumajandusliku revolutsiooniga on tehtud inimesed nii, et meie söök ei vähene. Et seda on meile kehvas valguses. Ühesõnaga, siit me liigume siis siia ühe punni üles jälle. Ja see tähendab, et inimeste arv saab kogu aeg kasvada. Ja praegu ongi nii juhtunud. Ja Ismail kirjutati aastal 90-ndatel, siis oli veel 5 miljardi kanti inimesi. Ja siis ta tõi seal ka siukse paradoksi, mille mingi teadlane sõnastas, et mul läks pilt teist. Issand, okei, nii, juhe jooksis kokku. Aga point selles, et meid on 5 miljardit, aga me toodame toitu 5,5 miljardile inimestest. Siis see tähendab, et rahvastik kasvab selle arvuni. Jah, okei, rahvastik kasvab selle arvuni. Okei, siin ta perspektiivi pole loonud, aga ma enam tean. Mul läks kõndel korra telefon läks lukku. Ja kuigi pool maailma on ikka nälgas, aga... No see on lihtsalt sammune perspektiiv. Et väärtuste laitmine, et selle tegevust, ta laidab seda tegevust. Kuna põhimõtteliselt on 5,5 toit olemas, siis rahvastik kasvab ja niimoodi kogu aeg edasi. Ehk keegi ei tegele rahvastiku kasvamise probleemiga. No nüüd ta annab selle konteksti eelmisele sellele, et keegi ei tegele selle probleemiga, et see on selle hea sõnaga. Et algul oli see jutt ja siis ta nagu ütles selle konteksti. Vaid me kogu aeg räägime, et mingi toidukriisist ja toitu pole. Toodame kogu aeg. Räägime toidukriisist. Toidukriisist mõtlen, kuidas me siin paneme, siin ta tegelikult ju midagi ütles ära, et me räägime, et see on nagu halb, et me toidukriisist räägime, toidukriisist. Lähme edasi. Üle, praegu me ilmselt toodame juba äkki 9 miljardile, nii et varsti jõuame ilmselt sinna. Ja siis me oleme nagu need rändrohutirtsud, kes söövad selle põllumaa. Et siin tuleb ka siis see kontekst, et see on kehva. Või planeedi maa lihtsalt tühjaks. Ja egoistid oleme selles mõttes, et me siin räägime oma, rahvuslikust identiteedist, aga tegelikult on nagu päris suur kriis, ma arvan. Et selline see video oli, et kui me nüüd näeme, kui me selle video kokku võtame, siis tegelikult inimene liigub sellisel teljel nagu kannatustest hoolimine, aga ta võtab siis seda laiemalt kui ühe inimese omad. Et inimene tekitab siis väga palju kannatusid ülejäänud loodusele. Aga mida me siis näeme, on ka siin see vari, ütleme nii, et kui me siia poole liigume, siis meil tekib nagu see ego. Et mida me siin võime öelda, siis ego võitleb egoga. Et see samane tunne, me surume seda tunnet alla, et inimene ei ole võib-olla teadlik ego vajalikkusest ja egost üldse.
ja või ta ei mõista seda, kuidas see ego tal väljendub, näiteks igasugune vastasseis millegile tähendab, et mu ego aktiveerus, on ju. Et see tähendab ka konkurentsi tunnistamist. Ego on üks, ütleme, kui me teame, et kapital või vaba turg on, siis tähendab seda, et saab öelda nii ei kui jaa, on ju. Et kui me hakkame seda piirama, siis vaba turg kaob ära nii-öelda konkurentsi tunnistamine, kui ma konkurentsi saa tekkida, kui ei enam, kui sa kritiseerida midagi või on mingit tegevust. Et konkurents saab tekkida siis, kui mõlemad suundalt tunnistad, muidu ta hakkab minema ainult ühel poole. Ja egoga on samamoodi, et ego ülesanne on võib-olla siis seda konkurentsi tekitada natukene, et aga jah, et nagu me näeme siin, see telgele väärtuste laitmist, aga tegelikult see väärtuste laitmine on ka tema nii-öelda vari. Et läbi selle tegevuse nüüd, ütleme, kuna ego on kehva ja ta mujalt ta välja ei saa lasta, siis on ta ühe suunal läinud ja läbi selle leiab see ego tal väljapääsu või rakendust nagu nii-öelda. Muidu ta ei tunnista, aga seda sammust maailmavaadet näiteks siis ütleme nii-öelda esitledes või sellele vastu seistes, on ju, siis tema ego saab nii-öelda väljendatud, see osa inimesest. Praegu ei hakkagi midagi juurde lisama. Et vaataks korra seda alateadvuse mudelit ka, et seal me näeme natukene konkreetsemalt, kus ta on, miks see nii on, miks inimesel peab see vari tekkima ja valgus tekkima ja natukene selgitame seal alateadvuse mudelit, et selle lühikese video põhjal, mis me enne tegime või helisalvestuse puhul, võtame siis selle põhjal, et kui me nüüd siit altpoolt vaatame sinna haavatavuse tunnistamine, et inimene on hakanud haavatust tunnistama ja tema vari on siis väärtuste laitmine. See tähendab seda, et vari tähendab üldse seda, et kui keegi laidab kellegi väärtusi või saavutusi, siis tema alateadvus hakkab tööle või tema sees hakkab tekkima vastumeelsus. Et kui ta kuuleb, et keegi väärtuse laidab kas tema omasi või võib-olla isegi kõrvalt kellegi omasi, siis tähendab seda, et tema sees hakkab tekkima vastasseis. Et selle osaga ta ei ole hetkel kontaktis nagu nii-öelda. Ja haavatavuse tunnistamine, et see on siis see osa, kus ta on hetkel kontaktis. Et nagu me näeme, et selle lühikese audiofaili puhul võime öelda, et inimene hoolib ülejäänud looduse kannatusest, et on liikumas nagu perspektiiv on laias laastus selline. Ja kui me nüüd üldse vaatame, miks meil see, et no esiteks on see, et meil ei saa mitu asja korraga aktiivsed olla, kuna need vastandid on, kaks vastandit ei saa olla, kaks polaarsused ei saa korraga olla. Aga miks see nii on, et kui me nüüd seda mudelit vaatame, et siin on loomine näiteks. Et selles momendis, kui me hakkame haavatust tunnistama, saame meie sükse tundega või energia kokku endas nagu loovus. Et see teeb meid hästi loovuks. Sellises tsükli osas, nagu me siin oleme, saame kokku loovusega, kus hakkavad meil ideed tekkima ja nii edasi. Ja nüüd, kui me seda vaatame, kus see nüüd edasi viib, järgmine on väärtuste laitmine ja väärtuste tunnustamine saab vari. Et kui me samal ajal laidame väärtusi, siis me ei saa tunnustada. Et siin on see vari, on ju, ja siit, kui me hakkame siin tunnistama, saab see meie valguseks nii-öelda ja siis tuleb meil taha uus vari. Väärtuste tunnustamine. Ja kui me nüüd selle video pealt nägime seda nii-öelda see risti, kus ta siis läks, ta liikuski sinna väärtuste laitmine, et see on nii-öelda see samune ego teema, et kui see nüüd hakkab kasvama, ta hakkab seda tunnistama endasse, mida jõulisemalt, siis ühel hetkel saab sellest tema valgus. Ja kui see on tema valguseks saanud, siis tuleb see siia ja tuleb tal selja taha uus vari. Ja nüüd, kui ta siit ükskord edasi läheb, siis ta saab jälle läbi selle tegevuse ajabki väärtuste laitmine, on ju, siis tekib temal see sammune see ego või need jõud tema sisse, mis aitavad siis nii-öelda, aitavad siis seda näiteks, mis siin loomingus tekkis, aitavad seda ellu viia, annavad sellise asja, nagu inimene suudaks põhjenduda, suudaks neid väljendada, et tema nagu nii-öelda, tema nagu potentsiaalid tulevad, teatud potentsiaalid tulevad siin osas välja, mida ta vajab, et seda asja ellu viia.
ja siin on järgmine on see, et siin on see väärtuste tunnustamine on vari, aga nüüd, kui ma siit hakkan minema, et siis ma pean hakkama järgmist varju endast tunnistama. Väärtusi tunnistama endast, noh kui ma nüüd näiteks kasvõi räägid, on ju, see on ka väärtus, siis sa tunnistad seda või jagad inimestega, no väärtuste tunnustamine on näiteks eesti keeles võime öelda selle kohta uhkus näiteks, on ju. Mingi tegevuse tagajärje tulemus on uhkus, ma ei tea, käisin siin, tunnen seda, reisisin seal, jooksin nii palju, et see kõik on uhkus, on ju. Ja kui ma nüüd seda hästi palju hakkan tegema, siis sellest saab jälle minu uus valgus. Nii-öelda aktiivne osa, mida ma tunnistan. Ja tekib uus vari siia, haavatavuse laitmine, et ma ei nii-öelda ei laida, ütleme siis ohvrimeelsust nagu. Ja niimoodi hakkab see ring käima, see on siis üks tsükkel. No seda võib nimetada alateaduse, mina kutsun seda alateaduse mudeliks, sellepärast et kultuuri kontekstis seda võib ka polaarsuse mudeliks kutsuda. Et siin me saame siis erinevatega näha, et siin on loomine, et siin saab loomised kokku, siin on saamine. Ma saan sellise jõu kätte, mis paneb mind seda asja tegutsema, siin on andmine. Noh, ma jagan infot või annan ja siin on hävitamine on alati viimane protsess. Ja siis hakkab jälle uuesti, saab haavatavuse tunnistamine saab mul varjuks. Nüüd, kui ma seda varju hakkan siin tunnistama, saab selleks protsessiks siia saab mu valguseks. Et sellepärast ongi tähtis, et inimese mõttemaailm oleks kogu aeg muutustes, et me saaksime osaleda selles tsüklilisuses ja erinevate inimeste potentsiaalidega kokku. Selles sektsioonis räägime natukene tsüklilisusest ja nendest 4 aspektist, mis me vaatasime näiteks alateaduse mudelis, siis looduses või elus tahavad teatud perioodil aktiivsed olla. Ja kui me seda siis endas ei tunnista, siis tekib meie sees nagu pingeid ja ostolusi väga tugevaid. Siin süsteemis on siis näha, et näiteks see esimene on ju, tegelikult see süsteem on nii üles ehitatud, et siin on siis kirjeldatud, mis on meie valgus või meie hetke potentsiaal ja mis on selle siis nagu miinused ka. Ja kui me nüüd hakkame selles osas varju tunnistama, siis mis potentsiaalid meil avanevad ja ressursid nagu avanevad ja mis tunnetega, uute tunnetega saame kontakti nagu. Nii et süsteem on lihtsalt üles ehitatud, et mis on meie valgus nagu nii-öelda ja mis on meie vari ja süsteemis hakkame seda varju tunnistama ja seal saame uute tunnetega siis kontakti, mis aitavad meil seal tsüklilisus edasi liikuda. Et kui me nüüd vaatame korra, siin on siis kevad, suvi ja sügis, et on teatud perioodid, kus siis meie vari kõige tugevamalt siis hakkab meil nii-öelda probleeme tekitama. Et seda on ka kohe aru saada, kui inimesel meeldib teatud hooaeg ei meeldi, kui suvi näiteks ei meeldi, on ju, et siis on, et liiga palav on ju, või on siis sügis või kevad või talv on ju, kui ei meeldi, siis on ka, see on psüühika peegeldus on ju, et inimene siis sel hooajal ei tunne ennast hästi ja on suure tõenäosusega siis teatud osaga endast ei ole kontaktis. Nüüd, kui sellest konkreetsest klipist rääkida, siis see läheb siis sügise alla. Seda me saame selle hetke klipi kontseptis võtta, on ju. Et siin on siis kirjas, et sinu töö suurustamise suhtes on suurenenud kriitika, samuti kriitika suhtes on, mis on madaldav. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, on ju, et siin kirjeldab sellega kaasas olevat valgust, mis tundeid inimene tunnistab. Ja siis ka varju. Ja siis, kui varju tunnistama hakkab, mis potentsiaalid siis avanevad. Et kui me nüüd seal tagasi vaatame selle alateaduse mudeli peale või siis polaarsuse mudeli peale, siis sealt on näha, kuidas siis tsüklilisus hakkab käima. Ja nagu näha, siin on 3 kasti, aga muidu on siin 4 kasti kodulehel. Ja igaüks siis aitab meil liikuda järgmisse tsüklisse. Selleks siis, et sellega tegeleda, on olemas spetsiaalsed töölehed, kus sisuliselt hakatakse seda statistikat märkima ja kus siis joonistuvad välja teatud varjud
teatud osades see vari hakkab mingeid probleeme tekitama erinevaid. Ja nüüd, kui see probleem tekib ja me oskame ära tunda näiteks need mõtted, mis meil peas on ja nii edasi, nende suhtes oma suhtumist hakkame muutma, siis need ongi need samused aspektid, mis me ennem välja teeme, siis võib näha nagu muutusi, on ju, et nii me liigumegi ühest lahtrist teise. Et sisuliselt tegeleb süsteem inimese nagu nii-öelda eriti potentsiaalide avamisega ja aitab meil tsükliliselt liikuda. Et seda me võime tunda kas mingite füüsiliste vaevuste või ütleme siis depressioonid ja igasugused suured pinged. Et sellest on aru saada, et inimene on kuskil kinni jäänud või liiga kuskil polaarsuses või äärmuses.